Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist Prantsusmaa-Saksamaa piiri lähedalt on 9. oktoober pärastlõuna. Varsti hakkan tagasi liikuma juba Frankfurti poole, et sealt tagasi kodumaale Eestisse lennata. On toimunud täiskogu istungid, nii nagu nad toimuvad iga kuu. Me liigume siia 4-5 päevaks, et pidada siis parlamendi debatte, teha läbi hääletused ja kõik ikka selleks, et rohepööre oleks väga edukas, sest et raha ja CO2 üldse selle peale ei kulu, et iga kuu mõneks päevaks kolida kogu parlament Strasbourgi ja siis tagasi Brüsselisse. Euroopa Liit oma parimas mahlas. Aga mis on toimunud siis viimaste päevade jooksul siin parlamendis? Esiteks kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul oli põhidebatt siis selle üle, et kuidas Euroopa või Euroopa Liit ühiselt ja jõuliselt peaks vastama Venemaa provokatsioonidele, õhupiiri rikkumistele, drooni lennutamistele. Loomulikult, et sõnad olid kõik ilusad ja kaunid. Ma usun, et enamus normaalseid inimesi saavad ju sellest aru, et loomulikult Venemaa testib ja provotseerib ja üldiselt neid jutte, kes hakkavad rääkima, et Venemaa on rahuarmastav riik, kes ei tekita mitte mingeid probleeme, et ilmselgelt neid inimesi võib-olla, kes sihukest juttu räägivad ja mõtlevad on, aga pigem nende inimeste koht võib-olla, kas see on siis teisel pool riigipiiri või teatud raviasutuses, kus ravitakse selliseid psüühilisi nähteid. Aga see selleks. Igastahes sõnad olid väga kaunid ja ilusad, et Euroopa peab jõuliselt, ühiselt vastu astuma sellele, kaitsma meie välispiire, seisma vastu provokatsioonidele, piiri rikkumistele ja nii edasi ja nii edasi. Aga probleem oli selles, et kuidas siis seda täpselt teha. Et ka minul oli kõneaega antud debatis. See kõne on leitav nii YouTube'is, sotsiaalmeedias, Facebookis ja oma selle lühikese kõne jooksul ma üritasingi siis öelda, et loomulikult, et me peame sellele vastu seisma. Ja tõin ka näiteks, et alles möödunud nädalal minu algatusel me saatsime Euroopa Komisjonile kirjaliku küsimuse ja ettepaneku. Selle kirjaliku küsimusega liitus mitukümmend parlamendiliiget erinevatest poliitfraktsioonidest, ka EPP-st, liberaalidest, rohelistest, konservatiividest. Ja seal me loomulikult küsisimegi siis kirjalikus küsimuses, et mis on Euroopa Komisjoni siis tegelik tegevusplaan, et selliseid probleeme lahendada, mis puudutab Venemaa tegevust. Ja teiseks me tõime välja konkreetse ettepaneku või nõudmise, et loomulikult tuleb arendada, tugevdada, investeerida eelkõige õhutõrjesse, õhutõrjevõimekusse, luuresüsteemidesse ja see maksab ja mitte vähe ei maksa, aga kust raha võtta, siis meie ettepanek oli see, et selle asemel, et iga-aastaselt 10 miljardit maksta roheideoloogiasse, mis omakorda veelgi hullemini tapab meie majandust ja kaotab töökohti, siis osa sellest rahast tegelikult, esiteks rohepööre tuleb kriis peale tõmmata ja osa sellest rahast suunata hoopis just nimelt kaitsevõimesse, sest et kumb on nüüd olulisem, kas mingi roheideoloogide äärmuslus või tegelik võimekus kaitsta meie õhuruumi, meie riigipiire. Ja see on konkreetne ettepanek, mida ma ka ütlesin siis antud debatis kolmapäeva hommikul. Kuid lisaks sellele selles debatis ma ütlesin, et ükskõik kui kaunid need sõnad ka ei ole, siis paraku päris reaalsus on see, et Euroopa Liidu riigid on jätkuvalt maailmas esikohal, mis puudutab gaasi importi Venemaalt. Ehk et Euroopa riigid ise maksavad miljardeid jällegi iga kuu selleks, et venelased saaksid rahulikult sõda pidada ja oma siis sõjatööstust käimas hoida. See on jällegi järgmine argument, et kui räägitakse, et sõda on sõjatööstusete unelm, loomulikult, et kes võidavad, sõjatöösturid võidavad ka, aga samamoodi võidavad Vene sõjatöösturid, Hiina sõjatöösturid, et see on selline surnud ring, millest välja saamist mina küll ette ei kujuta, et see ongi käinud paraku aegade algusest peale, et juba kiviajast, kui kakeldi oma vahel kivirelvadega või puunuiadega paraku. Igastahes, seetõttu ma ütlesin ka kõnes, et päris reaalsus on see, et tegelikult me ei saa loota Saksamaale, Prantsusmaale või Itaaliale. Seda on tõestanud korduvalt ajalugu, vaid tegelikkuses see, mida me oleme veel liiga vähe näinud, kuid mida me vajame palju rohkem, on Baltikumi, Poola, Soome ja Rootsi ühiskoostöö. Kui me räägime õhutõrjevõimekuse arendamisest, kui me räägime kas või maakaitsevõimekuse arendamisest, mereväevõimekus, et tegelikult need riigid peavad tegema koostööd, sest me sõltume üksteisest niivõrd palju, et ühe riigi probleem on teiste riikide probleem. Ehk et see on juba geopoliitiliselt, regionaalselt, geograafiliselt tunduvalt mõistlikum ja me saame palju rohkem üksteist usaldada, kui me saame usaldada Saksamaad, kelle endine kantsler Angela Merkel alles ütles mõned päevad tagasi, et hoopis nüüd Balti riigid ja Poola süüdi selles, et Venemaa tungis kallale Ukrainale. Tere hommikust. Et ma arvan, et siin pole küsimuski, et kes on olnud tegelikult Venemaa uinuva agent, kes on reaalsuses teinud kõike Venemaa heaks. Nord Stream 2 ehitus, suurem gaasisõltuvus Venemaast, Saksamaa majanduse tapmine
Ja nüüd veel siis selline hullumeelne avaldus, et hoopis meie oleme süüdi selles, et minnakse Ukrainale kallale. Tere hommikust, guten morgen, nagu ütlevad sakslased. Lisaks sellele toimus väga põnevaid debatte veelgi. Eile pärastlõunal oli debatt selle üle, et kuidas päästa Euroopa autotööstust. Nimelt meie poliitfraktsioon Euroopa konservatiivid ja reformistid algatasid debati selle üle, et kuidas oleks võimalik ümber pöörata täiesti hullumeelne otsus, mida te kõik kindlasti teate poliithuvilistena, et otsus, mille kohaselt aastast 2035 ei tohi enam müüa Euroopa Liidu riikides uusi bensiini- ja diiselmootoriga autosid, vaid müüa tohib ainult uusi autosid, mis on elektrimootoriga. Ja nüüd loomulikult meie poliitiline surve on see, et see tuleb ümber pöörata, sest see on sõge, see on hullumeelne, see tegelikult on juba täna toonud tagajärgi, kus 10 000 inimesi on koondatud autotööstusest. Euroopa autotööstus on languses. Lisaks sellele, kui me kujutame ette, et me peame hakkama kõik ostma elektriautosid, siis keskmine tavaline enam tööinimene, eurooplane ei suuda seda autot enam osta, vaid me lähemegi tagasi äärmuslikku sotsialistlikku majandusse, kus väikene eliit saab endale osta autosid ja enamus inimesi sõitku kastirattaga või bussiga. Sest siis ongi see luksus ese, sest et rohelised ja vasakpoolsed ütlevad, et see kõike on ju maailma päästmise nimel, selleks, et päästa kliimat. Nagu kommunismis, ikka selleks, et proletariaat saaks võimule ja bursuid oleks aetud gulagi. Täpselt samasugune ideoloogia, hetkel veel pehmemas vormis, aga see ei pruugi nii pehmeks enam jääda, sest et kui me näeme seda tendentsi, kuhu me Euroopas liigume vasakpoolst juhtimisel, siis see saab olema päris õudne kaos, kus me elada tegelikult ei taha. Aga see debatt möödus väga muidugi vaimukalt. Ma jälgisin debatti päris suure huviga, kuidas näiteks Rootsi sotsialistid väidavad debatis, et ei, tegelikult antud otsus, et aastast 2035 enam ei tohi müüa uusi normaalseid autosid, ei ole mitte mingisugune keeld ega piirang, vaid see on võimalus. See on hoopis võimalus elektriautode arendamiseks, selle tööstuse arendamiseks ja nüüd Euroopa peab hakkama ise tootma taskukohaseid odavaid elektriautosid, et ka tavainimene saaks endale uue auto osta. Sa kuulad seda debatti ja see on täiesti hullumeelne. Ja tihti nagu see, millest ka valija aru ei saa, ka Eesti valija tihti aru ei saa, on see, et kui tulevad valimised, minnakse valima neid samu sotse, kellega nad siin parlamendis istuvad koos teiste sotsidega Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaalt, kes suuremal jaol ongi süüdi kogu selles jamas ja selles supis, mille sees me Euroopas elame. Olgu see julgeolek, olgu see immigratsioon, olgu see sisseränne, majandusraskused, roheäärmuslus, maksumaksjate raha, hullumeelne laristamine ideoloogia nimel. Nemad ongi sellest süüdi, aga tulevad valimised, kas või nüüd kohalikud valimised täpselt 10 päeva pärast, ja siis inimene vaatab Tallinnas, aga me ei taha ju seda Keskerakonda, sest ega ei tea ka, mida nad teevad. Okei, ei taha Keskerakonda, saate sotsid. Saate need samad ideoloogid, kes ütlevad, et auto on saatanast, sõitke kastirattaga veebruarikuus -20-ga, vedage oma lapsi lasteaeda ja kooli kastirattaga. Auto ongi mingi luksese, ei peagi olema igal inimesel. Ma olen näinud ka Eestis just nimelt kommentaariumites täiesti pealt näha normaalseid inimesi, kes räägivad sellist juttu, et tõesti karvad peast tõuseb püsti. Ja nad usuvadki seda. Ja see ongi need samade vasak äärmuslaste süü, et me oleme praegu Euroopas selles supis. Kas või see sama debatt tõestas väga ehedalt eile just nimelt selle autotööstuse tuleviku üle, kus need samad vasakpoolsed paljastavadki enda hullumeelset ideoloogiat, mis on inimvihkajalik. Ja täpselt sama on ka kehtib Eestis, et Eestisse tuleb see kõik samamoodi, küll natukene võib-olla kerge aegviitega, aga see tuleb. Ja seda me näeme kas või tänase linnavalitsuse põhjal Tallinnas, kus sul pannakse täiesti jaburaid liikluspiiranguid, mitte sellepärast, et see arendaks kas või alternatiivseid transpordiviisi, näiteks, ma ei tea, on siis ühistransport või kergliiklusteed, vaid ei, see ongi tehtud selleks, et kiusata autojuhte, sest nad vihkavad normaalseid inimesi. Nad elavad oma mingis ideoloogilises mullis, arvates, nad teevad head, aga samamoodi arvas ikka ju bolševikud, samamoodi arvas kindlasti ka Stalin või Hitler, et nad teevad tegelikult head, aga tulemuseks olid 10 miljonid tapetud, küüditatud, koonduslaagrisse saadud inimesed. Ja täpselt sama ideoloogia ei ole mitte kuskile surnud, vaid hetkel on pehmemas kastmes, aga ikka selleks, et kõigil oleks parem. Ja selleks tuleb kiusata enamust, milleks on autojuhid. Kuhu see kõik lõpuks välja jõuab? Ma olen suht enam-vähem kindel, et tegelikult see otsus lõpuks tagasi pööratakse, aga probleem on selles, et millal ja kes selle kahju kinni maksab.
sest see kahju iga päevaga aina suureneb ja suureneb. Ja lõppkokkuvõttes, kes selle eest vastutab ja ma kardan, et nagu demokraatias kombeks mitte keegi ei vastuta, vaid et samad ullikesed, vasakpoolsed hullud ütlevad, ei no jah, oleks me seda ette teadnud, aga me ju ei teadnud, tahtsime parimat. Ei, nad teadsid ette. Nad teadsid väga hästi, millise majandusliku kaose, millised koondamiste lained, tööstuse hävingu see kaasa toob, aga nad ikka tegid seda. Mis tähendab seda, et õigel hetkel, kui see vähegi võimalik on, tuleb need inimesed panna vastutama, kas või isikliku varaga kohtu alla, sest sellist sigadust, mis on tehtud praegu rohepöörde sildi all, ei ole viimase 50 aasta jooksul Euroopas nähtud peale teist maailmasõda. Ja lisaks sellele veel, mis debatte veel toimus siin, alles täna hommikul toimus debatt selle üle, et kuidas Euroopas tagada ikkagi sooline võrdõiguslikkus meie ühiskondades. Loomulikult kirutakse mehi, et kuidas naistel pole võimalusi. Mina vaatan vasakule, mina vaatan paremale. Kõigil sõltumata soost on võimalik kandideerida valimistel, saada valituks parlamenti, kandideerida avalikele töökohtadele täpselt sama palga eest. Kui keegi tuleb rääkima midagi palgalõhest, siis vabandust, et vähemalt avalikus sektoris on kindel see, et igaüks saab palka sõltumata sellest, kas ta mees või naine, vaid vastavalt ametikohale. Erasektoris makstakse vastavalt võimekusele, vastavalt tööpanusele, hoolimata sellest, kas sa oled mees või naine. Aga see ideoloogiline jauramine siin samas parlamendis selle üle, kuidas meil ikkagi on tohutud probleemid soolise võrdõiguslikkusega ehk nii-öelda gender equality. No jah, mis tähendab seda, et jällegi, et selleks, et keegi tahaks mingisugust võrdsust taga ajada, tuleb diskrimineerida siis teatud ühiskonnagruppe, sellepärast, et nad on kogemata mehed. No tore. Mis tähendab, sama asja ajavad ka Eestis sotsid täpselt samamoodi. Näiteks aetakse enne valimisi jutte, et tuleb teha triipulised nimekirjad, kus mees ja naine on vaheldumisi nimekirjas. Ehk et siis enam polegi vahet, et kui võimekas keegi on kampaaniat tegema, mis haridus kellelgi on, vaid tulebki teha lihtsalt täiesti võrdselt vastavalt sellele, millised soogenitaalid on sul püksis. Ja paneksigi naine ja mees, naine ja mees, naine ja mees, mis siis, et võib-olla pooled mehed, eks ole, ongi palju nõrgemad kandidaat kui naised hoopis, aga nemad on üle ühe, sellepärast nad on mehed. Aga tihti muidugi vastupidi, et siis upitatakse kedagi nimekirjas üle ühe sellepärast, et ta näiteks on naine. Mitte vaata seda, et mis on tema tegelik poliitiline võimekus, tema talent, tema võimekus teha kampaaniat või teha seda tööd, kui ta saab valituks valitavasse volikokku või Riigikokku või Euroopa Parlamenti. Aga täpselt sama see ideoloogia ongi tulnud tegelikult just nimelt sotsialistlikest vasakpoolstest liikumistest Euroopas ja see on kandunud loomulikult Eestisse. Aga selle vastu on muidu kõigil normaalstel inimestel võimalik hääletada juba 10 päevast 19. oktoobril kohalikel valimistel, kus loomulikult tuleb valida Eesti Keskerakonda, sest tegemist on täna ainsa reaalse poliitilise jõuga, kes ei jookse Reformierakonnaga kampa riigi tasandil esimesel kutsel kohe nagu üks mõni teine opositsioonierakond ja samas meil on reaalne võimekus liikuda edasi ka valimisvõidu poole juba 2027 Riigikogu valimistel, et see tõesti Eesti rahvale, riigile ja majandusele kahjulik jõuk seal Stenbocki majast ja Toompealt saata opositsiooni ja osad neist loomulikult anda kohtu alla nende selgete korruptsiooniliste kuritegude pärast, mida on toime pandud võimul olles. Lõpetuseks, mis on ikka, need põhidebati teemad on läbi räägitud, mis sel nädalal siin Strasbourgis aset leidsid. Järgmine nädal on meil küll mõned komisjoni istungid Brüsselis Euroopa Parlamendis. Ma kindlasti lähen ka mõneks päevaks Brüsselisse, aga loomulikult enamjaolt me keskendume valimiskampaania sellele tipphetkele ehk viimasele nädalale, et motiveerida ja mobiliseerida inimesi minema kindlasti valima, sest kes valima ei lähe, sel puudub ka igasugune moraalne õigus midagi ette heita, kritiseerida, viriseda, kobiseda. Ja neid inimesi on palju, kes ütlevad, mis see minu häälest ikka sõltub. Tegelikult iga hääl loeb väga-väga palju, sest neid inimesi, kes arvavad, et tema häälest sõltub mitte midagi, on paratamatult väga palju. Ja kui kõik need inimesed läheksid valima, siis tegelikult see annab tohutult suure mõju valimistulemustele. Mina isiklikult lähen valima õigel päeval, 19. oktoobril valimisjaoskonda sedeli peal, kui loomulikult see on iga inimese enda valik, millist valimisviisi ta usaldab ja mida ta tahab ise kasutada. Mina lähen valimisjaoskonda paberi peale valima. Mina valin ka kesklinnas, kus ma ka ise kandideerin, number 314. Nii et, aga üle Eesti loomulikult kõikides omavalitsustes inimesed minge kindlasti valima. Igal häälel on väga suur kaal ja kui te tahate, et tuleks ka tõesti päriselt suund paremuse poole,
kus tegeletakse Eesti demograafilise kriisiga, majanduskriisiga, Euroopa suurima inflatsiooniga, Eesti julgeolekuga, maaelu arendamisega, väikekooli säilitamisega, siis selleks tuleb valida igas Eesti piirkonnas Eesti Keskerakonda, sest juba 18 kuu pärast peale kohalikke valimisi on tulemas Riigikogu valimised ja need kohalikud valimised praegu on vahefiniš, vaheetapp, mis panevad paika need jõujooned, kes läheb võitma Riigikogu valimisi ja moodustama valitsust ja kes seda ei tee. Keskerakond võidab need kohalikud valimised ja me läheme võitma ka Riigikogu valimisi selleks, et Eesti jääks ellu, et Eesti lapsed sünniksid, me tuleksime välja sellest suurimast kriisist viimase 100 aasta jooksul ja et igal Eesti inimesel oleks võimalik elada nii linnas kui maal. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast, kindlasti jagage edasi seda nädala ülevaadet siit Euroopa Parlamendist ja me kohtume taas, kui mitte varem, siis juba nädala pärast Brüsselist Euroopa Parlamendist. Olge terved!